kokku praegu üht väga tuntud teises maailmasõjas kasutusel olnud tankimudelit. Tegemist oli T-34-ga, mida kasutati siis kogu teise maailmasõja ajal, aga mis siis jagunes T-34-76, mis oli esimene ja teine oli siis T-34-85 ja mul on siis praegu T-34-76 praegu selle mudeli tegemisel. Tegemist oli keskmise raskusastmega tankiga ja ta oli küllaltki hea soomusega. Samuti oli tal piisavalt hea ja pikk kahur ja lisaks veel sellele erakordselt hästi remonditav, lihtsalt remonditav ja seda tanki toodeti meeletu hulk siis teise maailmasõja päevil, üle 30 000 eksemplari siis valmis ja Saksa legendaarne tankikomandöör Otto Kaarius on öelnud, et me olime jahmunud, kui me siis nägime selle tanki esimest rünnakut, mis oli erakordselt efektiivne. Otto Kaarius pidas T-34 erakordselt heaks tankiks ja nii oma kuju, soomuse kui ka laskevõime poolest. Ning T-34 siis erinevalt siis Tigrist, mida sakslased palju kasutasid teises maailmasõjas, oli jah siis väga efektiivne ka selle poolest, et teda oli väga lihtne remontida, samas neid Saksa Tigreid jällegi oli väga raske remontida ja olid väga kallid tankid, nii et venelased jah tõepoolest lõid ühe erakordselt efektiivse ja hea tanki. Ja mina hakkasin seda konkreetset mudelit siis, mida ma siin praegu kokku panen. Mul on üsna suur huvi tegelikult nende T-34 vastu, aga see komplekt siis, mida ma praegu siin kokku panen, see on huvitav just selle poolest, et siin on selline tekst peal nagu Nõukogude Eesti ja Sovetski Estonia, mis on siis nii et see tank on jah natukene seotud ka siis Eesti ajalooga. Samas oli neid tekste siis nendel T-34-76 ka mitmesugused muid, aga kuna mul täiesti juhuslikult ma avastasin sellise tekstiga tanki siis komplekti internetist, eBayst ja Tallinnas ja Eestis teda millegipärast kusagil müügil ei olnud. Ja tellisin selle eBayst ja see tuli mulle ühest Kasahstanis asuvast mudelipoest.